tere kõigile taas kord minu poolt ja täna räägin teile siis natukene emotsioonide vabastamisest, mis looks teile võib-olla pisut selgust. Ja emotsioonide teadvustamine ja nende läbiseedimine ei ole midagi, mida me peame siis õppima tegelikult nullist. Ja see on meis juba olemas tegelikkuses. See on meie loomuses. Me lihtsalt oleme selle unustanud, sest ühiskond on õpetanud meid emotsioone alla suruma, ignoreerima, vältima. Ja see on tegelikult loomulik sisemine protsess, mitte mingi uus tehnika või vaimne nipp. Et emotsioonide seedimine ei ole tehnika, vaid loomulik mäletamine. Ehk siis tegelikult te hakkate mäletama, te hakkate meelde tuletama, kuidas emotsioone siis puhastada ja vabastada ja endast läbi lasta. Kui sa päriselt lased endal kogeda oma emotsioone, ilma neisse takerdumata, ilma neid alla surumata, ilma neid parandada või muuta püüdmata, ilma neid välja paiskamata, siis toimub midagi väga lihtsat ja väga võimast. Emotsioon seedub, lahustub ja vabaneb. Nii lihtne see ongi. Ja see muudab sinu elu kiirelt, sügavalt, põhjalikult, põhimõtteliselt. Ja alguses võibki see tunduda justkui selline praktika või mingi uus tehnika, mida sa proovid. Aga kui sa selles nagu kohal oled ja lubad sellel toimuda, siis hakkad sa märkama, see pole mingisugune praktika ega tehnika, see pole mitte midagi uut. See tunne, see teadlikkus, see kohalolu, see on midagi, millega sa oled sündinud. Sa tunned ära, sul tuleb meelde. Sa tajud, et see on see. Ja sa oled kogu aeg seda osanud tegelikkuses, aga sa oled selle unustanud. Surunud alla, peitnud, vältinud. Terve elu, võib-olla aastakümneid harjutanud vastupidist just, pea peal elamist. Sa oled õppinud emotsioone alla suruma. Olema siis tubli, tugev, kohanenu, kontrolliv. Ja seetõttu on sinu sees palju tunda. Ja see nõuab julgust. See nõuab valmisolekut olla brutaalselt aus iseendaga. Et vaadata otsa sellele, mida oled seni vältinud. Ja sealjuures jääda kohale. Kui sa seda teed, siis sinu elu lihtsustub meeletult. Sa ei pea enam peitma, varjama, pingutama. Sa oled lihtsalt kohal. Ja elu voolab sinuga kaasa. See ongi tagasitulek, mitte millegi uue saavutamine, vaid mäletamine, kes sa juba oled. Ja kõik meie reaktsioonid, mis tunduvad olevat väljast poolt tekitatud, tulevad tegelikult meist endast, meie sisemisest seisundist ja emotsionaalsest langust. Iga reaktsioon, mis sinust tärkab, on tegelikult sinu enda sisemine laeng. Ja see ei ole vastus välistest olukordadest ega inimestest. See on reaktsioon sellele, mis toimub sinus endas. Kui me reageerime välisele maailmale, siis tihti arvame, et põhjuseks on just see, mida me näeme või kuuleme, aga tegelikult on see meie sisemine seisund, meie emotsioonid ja kogemused, mis meie reaktsioonid esile toovad. Kui midagi väljaspoolt sinust tekitab tugevat reaktsiooni, siis see näitab väga täpselt, millised laengud on sinus endas veel vabadust otsimas. Ja me ei tohiks neid lihtsalt alla suruda ega paisata oma emotsioone teistele inimestele, siis kui me paiskame oma emotsioone teiste peale, nagu viskaksime oma sisemised hädad ja valu neile, siis
tegelikult me projitseerime oma vabaduse soovi nendele. Ja see on äärmiselt isekas ja lapsik, sest me ei tea, mis toimub teistes inimestes. Ja vabadus tuleb siis sisemisest teadlikkusest. Ja sa saad olla kohal oma reaktsioonides, sa saad vaadata neid, märgata neid ja lasta neil mööda minna, ilma et nad määraksid su elu. Mida rohkem sa seda praktiseerid, seda rohkem sa avastad, et kõik need reaktsioonid ei ole midagi muud kui sinu enda sisemine vabaduse kutse. Ja see, kuidas sa neile reageerid, määrab, kas need laengud jäävad kinni või saavad lõpuks vabaks. Ja üks sügavamaid ärkamise ja sisemise vabanemise aluspõhimõtteid ongi see, et me ei ole ohvrid. Sinu emotsioon ei ole juhus ega karistus, see on kutse vabanemisele. Iga kord, kui keegi või miski sinus midagi käivitab, olgu see viha, kurbus, trots, solvumistunne või hirm, siis see tunne ei teki sinusse väljastpoolt. Keegi ei pane sind tundma ennast niimoodi. See tunne on juba sinu sees. Ta on seal olnud kaua, ta on seal olnud kogu aeg. Keegi teine lihtsalt vallandab selle. Inimene, olukord või sõna on nagu päästik, mis näitab sulle, mis sinus vajab veel tähelepanu ja vabastamist. Sest emotsioon ei ole loodud kinnihoidmiseks. Emotsioon on energia ja energia tahab liikuda läbi sinu. Kui sa seda alla surud, siis see koguneb. Kui sa seda välja paiskad, siis sa projitseerid. Kumbki neist ei vabasta sind, need vaid pikendavad tsüklit. Ja nii, ilma et sa seda tead, lood sa ise oma ellu uuesti ja uuesti olukordi, mis sind käivitavad. Mitte selleks, et sind siis karistada, vaid selleks, et sind vabastada. Ja elu armastab sind palju, ta näitab sulle, kuni sa märkad. Et sa saaksid lõpuks lubada sellel tundel tulla ja minna, ilma hukkamõistuta, ilma reageerimata, ilma põgenemata. Sest kui sa lubad tundel olla täielikult, ausalt, teadlikult, siis see ei jää, see läheb. See läbib sind ja sina oled jälle natuke vabam. Vastutuse võtmine oma sisemaailma eest viib tohutu kiirusega sisemise vabaduse ja reaalsuse muutmiseni. Inimene, kes on aastaid rabelenud, et oma elu parandada, avastab lõpuks, et tema elu ei muutu mitte läbi välise pingutuse, vaid läbi emotsioonide teadvustamise ja vabastamise. Kui sa võtad vastutuse, muutub kõik. Kui sa päriselt pühendud oma emotsionaalse seisundi teadvustamisele ja vabastamisele, kui sa võtad täieliku vastutuse oma sisemiste reaktsioonide eest, siis hakkavad juhtuma hüppelised, lausa uskumatud muutused. Ja need pole aeglased nihked, vaid kvanthüpped. Sinu elu hakkab muutuma päevade, tundide, lausa minutitega. See võib tunduda sulle ebareaalne, aga see tundub sulle ebareaalne ainult selle reaalsuse mõõdupuu järgi, mida sa oled senini tundnud. Ehk siis see reaalsus, mis on üles ehitatud pingutustele, kontrollile, allasurumisele ja otsimisele. Kui sa oled aastaid rabelenud elus, mida sa tegelikult ei naudi, ja sa ei ole teadnud, et just sinu enda allasurutud emotsioonid loovad pidevalt olukordi, kus rahulolematus taastoodab iseennast, siis nüüd on sul võimalus seda murda. Sest iga emotsioon, mis sinus käivitub, ei ole karistus ega viga. See on sinu teadvuse kutse. Palun vabasta mind. Kui sa sellele vastad kohtumise, mitte hinnanguga, siis see energia liigub ja sinuga koos liigub ka elu.
see, mis tundub esialgu uskumatu, muutub kiiresti vahetuks kogemuseks ja seda ei saa mitte keegi sulle selgeks teha. Seda saad ainult ise kogeda. Aga kui sa seda koged, siis sa tead, et tõeline muutus ei ole kuskil kaugel. See on praegu sinus. Ja pane tähele, kui hakkame tõeliselt muutuma, siis egomeel aktiveerub, külvates kahtlust ja hirmu, sest ta tunneb, et tema kontroll hakkab kaduma. Ta teab, et kui sa vabastad emotsiooni, ilma selle lugu uskumata, siis sa jõuad vabadusse, kus temal pole enam võimu. Kui sa oled valmis muutuma, valmis vabastama, siis sageli ilmub viimasel hetkel kahtlus. See võib tulla hiilivalt või kiiresti. Äkki see ei tööta. Äkki see pole minu jaoks. Äkki ma lihtsalt kujutan seda endale ette. Aga pea meeles, see ei ole sina. See on su meel. See on ego, kes teab, et tema valitsusaeg sinu üle hakkab lõppema. Ego kardab muutust ja kardab kaotada kontrolli. Sest kui sina liigud vabadusse, siis tema lood enam ei tööta. Ja sellepärast hakkab ta sind kahtlustega üle külvama. Ära vaidle temaga, ära proovi tõestada, et see töötab. Vaata, mida sa tunned oma kehas. Tunnetage täielikult seda tunnet, kõhklust, hirmu, ebakindlust. Ära põgene, ära suru alla, ära tee sellest lugu. Lihtsalt vabasta see laeng enda kehast. Ja kui sa seda teed, siis kaob kõhklus, sest sa ei anna enam energiat loole, vaid lubad tundel vabaneda. Ja kui tunne on vabastatud, pole egol enam kütust. Ja siis tuleb vaikus, kergus, tõde. Ego võib veel koputada, aga sul ei ole enam vaja ust avada, sest sa mäletad, kes sa oled.